Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere tulemast kuulama vestlussaadet Vaba Sõna. Stuudios on Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets. Täna tuleb juttu tuuleparkide vastasest võitlusest ja ka võitudest, valitsuskoalitsiooni murenemisest, presidendi määramise seisust ning sellest, kuidas enne valimisi 20 miljoni euro eest endale valimiskampaaniat tehakse. Aga kõigepealt reklaamihetked, nimelt Vabarahva laul toimub Rakveres 20. augustil ehk taasiseseisvumise päeval kell 5 Vallimäel. Seda korraldab väga tubli EKRE teenekas liige Ülo Kannisto juba 17. korda. Saab olema meeleolukas üritus, vaadake kava sotsiaalmeediast, ehk siis kindlasti olge kohal Vabarahva laulul. Ja teine reklaam Evelin Vinni valla kodukohvikutele. Sina kui volikogu esimees Vinni vallas aita ka siis teisi reklaamida. Ja tere ka minu poolt ja tõesti mitte ainult Vinni vallas, vaid üle Eesti on erinevates valdades kodukohvikute päevad enne sügise algust, aga Vinni vallas tõesti on 22. augustil algusega siis kell 11 kodukohvikute päev ja Vinnis on ühtekokku ligi 20 kohta avatud, väga erinevad kohad ja meie kutsume nagu ikka teid kõiki Kulina mõisa. Tulge meile ekskursioonile, pakume koduseid kooke ja muidugi on võimalus kell 3 kohtuda Riigikogu liikmete Antti ja Evelin Poolametsaga ehk siis meiega. Räägime kõigest, tuulikutest, poliitikast, presidendi valimistest, nii et tulge kohale ja Evelin, sina kindlasti näitad ka kella 2 paiku meie tori hobuseid. Ja lapsed saavad ponisõitu ja hobustele pai teha. Praegu on ju poliitikas päris huvitav, et kokku tulla. Meil on vähemusvalitsus ja ma arvan, et nädala aja pärast on päris huvitav vaadata, mis on saanud, et kas neid mädaõunu on veel rohkem alla pudenenud, hetkel ainult 2. et kas meil sinna valitsus üldse keegi jääb? Unad on väga punapõsksed, aga nad ei pruugi tervislikult mõjuda. Selle juurde me kohe jõuame, aga kodukohvikute päeval Kulina mõisas teen ma ka igal täistunnil ekskursioone huvilistele, kuidas meil mõisa restaureerimine läheb ja räägime muidugi siis ajaloost ja ka vanast mööblist, mida me oleme sinna kogunud. Aga Evelin, meil oli üks tore üritus just siin möödunud nädalavahetusel, EKRE suvepäevad, see toimus Võrtsjärve ääres Valma seikluspargis. Iseenesest oli üks huvitav koht, mis puudutab atraktsioone ja ronimisvahendeid, aga kõige olulisem oli see, et ekrekad olid ühel lainel ja oli meeleolukas, meie meeskond võitis siis mälumängu, aga mis mulje sinule jäi nendest poliitilistest esinemistest? Ja kõiki neid poliitilisi esinemisi saab järgi vaadata uute uudiste lehekülje pealt ja on võimalik vaadata nii Martin kui ka Mart Helme kõnet. Meie tegime seal naiste vestlusringi, aga ikka jah, EKRE suvepäevad, olgu nad ükskõik kus kohas, oma rahvaga on olla hea koos ja õigete mõtete keskel, et see on parem. Vaatekaaslased on parimad sõbrad, nagu omad sugulased, keda näed jälle rõõmuga. Jah, nagu suguvõsa kokkutulek. ja samal ajal muide käis ju Paides arvamusfestival, mida siis irvhambad tituleerisid sotside suvepäevadeks, kus käis punaliberaalne punt põhiliselt koos. Kindlasti ka lihtsalt tublisid uudishimulik, aga see meelsus ja määratles, see on nagu nii metsa kui veel võimalik. Ma arvan, et tasakaal oli umbes nii, et 90% oli punaliberaale ja 10%
eriti uudishimulikke ilmakodanikke, kes siis läksid neid vaatama, aga minu meelest oli kõige suurem läbikukkumine see, et jäi ära presidentide kandidaatide debatt. No muidugi läbikukkumine, et kõik oli välja kuulutatud, inimesed juba läksid selle pärast kohale ja siis öeldi, et ei, meil ei ole teile kedagi näidata. Aga põhjus oli hoopis see, et Mart Helmet ei tahetud näidata. Ja nagu sina tead, et Maivi Rutte üks kandidaat oli seal tegelikult kohal. Oli kohal, jah, rahvas oli teda näinud, kuigi toodi ju põhjenduseks välja see, et presidendi kandidaadid ei saanud tulla erinevatel põhjustel ja seetõttu jäi debatt ära. Samas oleks saanud, Mart Helme oli valmis minema, see oli vale väide, et presidendi kandidaadid ei saanud tulla. Mart Helme oli planeerinud, oli valmis minema, aga talle öeldi ära, et ära tule, et me ei tee seda. Kõik, kelle nimi on välja hüütud, oleks võinud kohale minna, lihtsalt arutada kas või selle üle, et milline see kogu see protseduur on ja kas see on õige. Nüüd on siis meil varsti nagu see, meil ongi ülesseadmise aeg käes. Aga mitte mingit debatte, mitte midagi, mitte midagi. See ongi meie presidendi valimine. Aga selle juurde kohe jõuame. Enne lihtsalt märgiks ära, et meie visiiti Taiwanile peeti Hiina saatkonna poolt meeles, saime sõimukirja. Saime noodi, me saame nüüd varsti selle sümfoonia kirjutada. Kui palju noote tuleb, siis saame sümfoonia, jah. Ja siis Hiina saatkonna vahendusele öeldi, et tegu on Hiina mässulise provintsiga ja seal ei tohi käia. Tegelikult on tegu Hiina parima osaga ehk see seltskond, kes kommunistide eest põgenes Taiwani saarele, kui Mao metsikud Nõukogude Venemaa poolt toetatud väed siis Hiina mannerala üle võtsid. Nii et nagu need hiinlased ise ütlesid, et parim osa Hiinast on siin, et minul oligi tore näha tõelist antikommunistlikku Hiinat. Jah, aga minu meelest las nad siis saadavad neid noote. Ja, muudkui saad küll juurde. Aga läheme siis põhiteemade juurde. Ehk minu meelest oli kõige toredam uudis sel nädalal, et Valgas kukutati hiiglaslik tuuleaferistide projekt. Ja ma arvan, et kõik võivad nüüd Valgas kergemalt hingata, sest volikogu hääletas Erro tuulepargi eriplaneeringu menetluse lõpetamise poolt ja EKRE omad olid selle lõpetamise poolt, 2 reformierakondlast olid vastu ja kusjuures 5 volikogu liiget jäid erapooletuks ja 4 nendest olid isamaalased. Kujutate ette, nad räägivad Riigikogu puldis, kuidas nemad kaitsevad kõikide maarahva huve, nemad on tuuleparkide vastu, et need ei... No kus nad räägivad ainult Saaremaa tuuleparkidest ja üks inimene ainult räägib, ehk siis räägib see Mart Maastik ja ta olevat, nagu öelda, minu arusaamist mööda läks Saaremaal koalitsioon lõhki ka sellepärast, et neile sobivad mandrituulepargid või Saare sisemaa tuulepargid, et neile ei meeldinud ainult meretuulepark, aga mis mandril toimub, seda on igal pool, kas siis olnud erapooletud või tuuleparkide poolt, eks? No täpselt samamoodi meil Vinni vallas ka, et ei saa ju teha koalitsiooni Isamaaga, kes on tuuleparkide poolt ja mida nemad räägivad, ütlevad, aga elektrit peab kuskilt tulema. Kuulge, kui päike ei paista ja tuul ei puhu, sul ei ole seda elektrit võtta sellest tuulikust ega päikesepaneelist, tehku neid kas või 100, sest 0 korda Isamaa altvedamine Valgas on 2-kordselt naeruväärne sellepärast, et sotsid võtsid südame rindu ja hääletasid vastu ja said keskkontorilt kohutavalt sõimata, et Piret Hartman karjus, et ajalehes, et me oleme ikkagi taastuvenergia poolt ja ju nad lihtsalt leidsid, et vahet ei ole, sest meid enam kunagi tagasi ei valita, kui me selle otsuse teeme ja lõid vedelaks rahva surve all. Ja seda rahva survet oleme meie siin aidanud EKRE-ga kasvatada, et rääkinud tõde tuuleparkide kohta. Ja ma isegi olen 2 korral käinud seal kohalikele inimestele tuulikute kahjulikust mõjust rääkimas ja mis minu meelest oli väga tore, et
peale valimisi, KOV-i valimisi said need kogukonnad, kes tuuleparkide pärast tulid poliitikasse, said ka valituks, said ka volikogu liikmeteks, aga miks sotsid niimoodi käitusid, ju on see Valga eripära. Või tõesti. Ma arvan, et see on enese alalhoiu instinkt lihtsalt, kui inimestele tagasiside on selline, et poes öeldakse ka, et mitte iialgi sa enam minu häält ei saa ja niimoodi kümned ja kümned inimesed ütlevad, et käi põrgusse, siis neil lihtsalt lõi hinge kinni. Ja väga tuttav reaktsioon oli arendaja poolt, arendaja ütles, et nendele tuli see volikogu otsus üllatusena. No, minu jaoks jääb ikkagi nagu arusaamatuks, mis toimub tuuliku arendajate peas, et nendele on see üllatus. Kogu rahvas on vastu, inimesed piketeerivad, teevad meeleavaldusi, täpselt samamoodi ka Vinni vallas, kõik on vastu. Volikogus ollakse vastu ja siis, kui ei lähe detailplaneering läbi, see öeldakse, oi, et oli üllatus, mul oli üllatus ja minnakse kohtusse ja kohtusse öeldakse ka, oi, see oli meile üllatus, meid ei kuulatud ära, oleks me teadnud, et ollakse vastu, me Ma tulen veel kord Isamaa juurde tagasi, et vaata, rohepööre on paduvasakpoolne totalitaristlik projekt ja Isamaa laseb sellel sündida ja ma ütlen, et vaatame korraks Virumaad. Kes on peamine läbisuruja, kes on siin koosolekute juht, kes kõik vastupanu peab maha suruma. Ikka Pomerants, Isamaa endine minister, eks. Ja vaata kas või milline on Isamaa Rakveres. See on padusotslik, homofestivali rahastajad, punast möla ajavad tegelased siin, et kujuta ette, et nad on sotsimad kui sotsid. Just, ja sotsialismi juurde kuuluvad ka need joodikud siin kesklinnas, et Virumaa Teataja juba kirjutab ja oli ka suure galerii juurde pannud, kuidas Rakvere kesklinnas joodikud magavad iga põõda. Nad ei suuda sedagi lahendada, paistab, et see on nagu nende kaubamärk. Kusjuures kohaliku omavalitsuse korralduse seadus lubab palgata mupo ehk munitsipaalpolitsei. Üks ainukene ametnik, kes neile seal nuuti annab, sõna otseses mõttes, tulekski nuuti anda. Et nende preemiate eest, mida linnajuhid endale määravad. Saaks 3 tükki. Saaks korraliku mupo, jah. Rakvere oleks kõige paremini nii-öelda korraldatud ja vormis linn. Evelin, aga veel üks hea uudis tuulikute teemal. See on Tallinna halduskohtu otsus, kes andis karmi löögi Terviseametile, kes tegi arendajate tellimusel uuringut Saarde tuulepargi asjas. Ja mis see resultaat siis oli selles otsuses? No ütleme nii, et mida Terviseamet räägib. Terviseamet räägib, et müra ja tuulikud olla lausa tervisele kasulikud, mitte kahjulikud, aga kohtu otsus ütles, et ei ole sellist asja, et arendaja ise tellib uuringuid, ehk siis see, kes tellib, kes maksab, tellib muusika, et ka ma arvan, ka need teised uuringud, meil igal pool on Vinni vallas keskkonnamõjude uuringud tellib, nii-öelda vald küll tellib, aga maksab arendaja tellib muusika. Ja ma olen rääkinud ka keskkonna ametnikega, kes on väga mures, et need arendajad pärast ei näita neid uuringuid, et nad ei saa neid võrrelda, nad ei saa analüüsida, sest arendaja ütleb, mina tellisin, mina maksin, uuring on minu oma. Sigadus. Ja täpselt samamoodi oli ka arvamusküsitlus Vinni vallas, selgus, et oi, et kõik tahavad tuulikuid ja kui hakati küsima, Postimehe ajakirjanik Ülle Arju hakkas uurima, et kuulge, et mida te küsisite, kellelt te täpsemalt küsisite, siis ei antud neile andmeid kätte, sest küsitlus kuulus sellele arendajale.
Vat ja see oli lahe antropoloogiline uuring Vinni vallas, kus 10 inimest küsitleti, kes käisid raamatukogus ja püüti nad sealt kinni ja öeldi, et küll on toredad tuulikud ja hiljem selgus, et ega Vinnile nii lähedale ei tulegi. Ja küsimused olid umbes sellised, et kas te tahate Vinni valla keskele tuumajaama või Vinni valla äärte tuulikuid? No ühesõnaga, see on nagu siililegi selge, et kui arendaja tellib, siis ta moonutab tulemusi, et nüüd pidime jõudma kohtu kaudu selle järelduseni. Ehk siis riik on kogu aeg lasknud siiamaani kuni selle kohtu otsusena manipuleerida kõigi uuringutega, halastamatult manipuleerida ja tähelepanu, kes ei ole kunagi sellele tähelepanu osutanud? Õiguskantsler Ülle Madise, presidendikandidaat, vait nagu sukk. Ta mingil juhul ei lähe kaitsma kogukondi, ta mingil juhul ei kaitse nõrgemat arendajate surve eest. Ta lihtsalt on Reformierakonna käpiknukk. Aga selle juurde me kohe jõuame, ehk siis selle 2 hea uudisega, et Valgas oli rahva ülestõus, kus isegi sotsid roomasid hirmunult volikogu ruumi ja väriseva käega tõstsid käe. Seal on ikkagi teatud nagu vastuolu, sest ühel debatil, kus ma osalesin koos sotside juhi Lauri Läänemetsaga, tema ütles, et kui kohalik omavalitsus ei ole nõus planeeringutega edasi minema, siis tulevad need planeeringualad riigistada ja anda arendajatele. Ei no ma ütlengi, et sotside keskvõim on radikaalhullud, võiks öelda rohetotalitaristid, aga siin on vastuolu jah, et kohalike sotside alalhoiu instinkt oli ikkagi märkimisväärne. Seda pidi kohe ära rääkima ja eriti võrreldes Isamaaga tuli see välja tuua. Aga Evelin, pärast väikest pausi läheme magusa teema juurde. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi ja räägime kohe siin presidendivalimiste seisust. Sellepärast, et just oli meil märgitud ära üks presidendikandidaat. Me võime öelda, et Ülle Madise ongi nüüd presidendikandidaat, sest temale on antud 62 allkirja. Vaja oli 21. Siis õhus on ka veel üks kandidaat, nimelt siis Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Jah, Evelin, mis tunne sul on? Kas see nüüd kohvipaksu pealt hindamine, et kas valitakse Riigikogus ära või mitte? Et jaa, 21. augustiks on veel aega, sest kandidaate saab esitada alates 21. augustist ja ma ei tea nüüd, kui Ülle Madise vaatab kohvipaksu pealt, vaatab neid õnnetuid 62 allkirja, siis ta vaatab, et ei tule nagu täis see 68, mida on vaja et president saaks valituks, et isegi 67 on liiga vähe. Et selleks, et president saaks valituks, on vaja 68 häält ja no ma ei tea, siin proovitakse kokku kraapida omade hulgast, näiteks Võrklaev ja Ismailova ei ole olnud nõus alla kirjutama, no hea küll, liidame need ka kokku, saame 64, aga see ongi kõik, mis võimalik, ma arvan. No aga mõjukas tegelane, vabamüürlane Tiit Land on ennast üles andnud, eelmine president või praegune istuv president oli ka vabamüürlane, nii et paistab, et tahetakse võib-olla klubi liiget, looži liiget endale saada, aga igal juhul kõik see näitab presidendivalimiste protseduuri täielikku untsu minekut ja EKRE ongi tahtnud sellele kõigele osundada. Mõtle, kui meid ei oleks ka, siis keegi isegi ei kritiseeriks seda täiesti rappa läinud protseduuri. Aga see on huvitav, et peavoolu meedia isegi kommenteerib, et hetkel on meil 1,5 presidendikandidaati, et Mart Helme on terve kandidaat, kellele selja taga on vähemalt EKRE fraktsioon, võimalik on ju pärast hääli veel juurde saada, kui läheb
valijate meeste kogusse, aga selle Ülle Madisel on justkui palju räägitud, ta ei ole ju lõplikku jah-sõna öelnud. Lõplikult ei ole ta ju esitatud. No aga see ju näitabki, et temale peab enne hääled kokku ajama, siis tema otsustab õunte pealt, kas tema üldse tuleb. Aga pane tähele, see on ju ka taktika, sest kui tal kohe hääli koos ei ole, sest tema otsib võimalust ennast valimis kokku lükata. See näitab, et tal on seal küllaltki suur toetus, kui tal on 62 häält juba koos. Ehk siis ainult, et kui nüüd korraks presidendi kandidaate sisu poolest hinnata, siis ta on ju olnud ustav Reformierakonna õiguskantsler. Võib-olla mõned inimesed on suudetud ära eksitada, sest kui keegi väga kaua telekas räägib tähtsa näoga midagi ja raadios, siis ja räägib sellist ümmargust juttu, et küll saaks, kui oleks, kui võiks, Ta tegeleb pisiasjadega, ülitähtsa näoga, paatosliku häälega. Kui on mingi suur asi, põhiseaduse kaitse Euroopa Liidu kallaletungide vastu, kõrvulukustav vaikus. Kui on COVID-i kriis, kõrvulukustav vaikus. Kui on kodanikest ülesõitmine tuuleparkidega, lihtsalt mitte midagi. No võtame selle näite, et riik planeerib, siiamaani pole jõudnud selleni, aga arendajad muudkui räägivad, et tulemas on see tuulehoopreemia, et kui omavalitsus siis kehtestab selle planeeringu, saab ta mitu miljonit preemiat ja selle preemia saab ta siis kulutada ainult teatud asjade peale. Aga sama teema, et aga kus on kohalike kodanike õigused, et käib ju tegelikult seaduste äraostmine, et öeldakse inimesele ohverda oma kodupaik selle nimel, et saada need miljonid. Ma ütlen kõige selle farsi ja valimisfarsi juures, et inimesed minge lehele rahvatahe.ee või otsige EKRE telkilaatadel, näiteks 15. augustil oleme me Tapal. Seal on üks ka nii-öelda siis vanade autode päev, et juba kella 10 saadik oleme Tapa keskväljakul. Tulge, andke oma toetuse allkiri, sest see on lihtsalt farss. See on väga kaua kestnud farss, kuidas tähendab meile määratakse tagatubadest presidenti. Ja ma ütlen, et kuidas see kõik algab. Kõigepealt peab tulema parteile ämmakapist must raha, eks ole. Must tohutu raha. Reformierakond on peaaegu alati sellega tegelenud ja ka vahele jäänud, aga karistada mitte saanud. Must raha määrab selle, kes siis võidab ja kes siis võidab Riigikogu valimised ja siis on kõik nende käest. Nemad määravad presidendi, nemad määravad riigikohtunikud, nemad määravad õiguskantsleri ehk siis see kuritegu ja pettus peab toimuma enne Riigikogu valimisi, siis on kuritegelike klannide poolt valitud president, kes on käpiknukk. Tähendab, õiguskaitse ei ole meil siis riigis tasakaalustav element, vaid ta on võimude tööriist, mida me nägime kaporatuuri riigipöördest 2021. Nad oma tööriistade abiga prokuratuuris ja kapos kukutasid rahvareferendumi võimaluse. Riigikohtus nad alati praegu täies koosseisus kinnitaksid, et homoabielud olid meil põhiseaduses juba, ma ei tea, 92. aastal, eks ole. Kuigi see on täielik vale. Need on Reformierakonna pupujukud, eks ole. Aga nüüd räägime ka sellest tehnilisest poolest, et ka alates 21. augustist saab esitada presidendikandidaate. Ainukene fraktsioon Riigikogus. Tegelikult tuletan ka kuulajatele meelde, et need rektorid ja igasugused kultuuriinimesed, nemad ei saa kandidaate esitada. Riigikogu liikmete allkirjadega pannakse nii-öelda kandidaate üles. Mina kutsuksin tegelikult konservatiive koostööd tegema, et Keskerakond ja Isamaa, kellel endal ei ole ju kandidaati, võiks tulla Mart Helme selja taha, anda EKRE-le
kandidaadile, et Mart Helme oleks siis meie konservatiivide ühine kandidaat, anda 21 häält, et me saaksime Mart Helme Nad on nii kiivad, et nad lähevad kiivusest lõhki, nad panevad kas või telefoniposti, aga mitte kaaskonservatiivi. No see ongi naljakas see, et me ju võitleme ühiste eesmärkide nimel. Järelikult nemad ei näe, et me võitleme. Kui sa nägid, et tuuleparkide osas reedavad nad konservatiivsuse oma maa kaitse ja lähevad padusotsiks presidendi valimistel, valivad ükskõik millise pupujuku, peaasi, et ei oleks konservatiiv. No kus see Isamaa konservativism on? No kus ta on? Luubiga tuleb otsida. Ja ma mõtlesin edasi ka, et ainukene siis Reformierakond, ainukese fraktsioonile, neil on üle 21 koha, nemad saavad selle kandidaadi esitada. Aga nüüd, kuidas peaks Riigikogu toimima? Meid on seal 101 kokku, ütleme, et Reformierakond paneb siis oma kandidaadi üles. Kas me peaksime kohale minema, kui meil oma kandidaati ei ole, või siis minema ja märkima sinna sedelile, et me ei toeta Ülle Madist? Oleme nüüd otsekohesed, et minu meelest oleks vähemalt nii palju kasu, kui see läheks laiemale pinnale kui Reformi ja siis Eesti täiesti pihtas põhjas Eesti 200 tagatuba, on ju. Et lehtmelased valivad meil Riigikogus presidenti 1% toetusega. Et kui me suudame selle valimis kokku suunata, siis tuleb sinna üle 100 kohaliku omavalitsuse esindaja vähemalt, natukenegi, sest me peame kuidagi kaitsma seda riigi autoriteeti. Et see on parem kui mitte miski. Aga ma ütlen, selleks, et riigi autoriteet tuleks täielikumalt tagasi, kaitseme me presidendi otsevalimisi. Ja, et praegust isegi tundub, kui need Lehtme parteilased, kes on tegelikult saanud ju valedega võimule, valedega sai ju võimule ka Reformierakond, kes ütles, et maksud ei tõuse, et kui nemad valivad presidendi 5 aastaks, no ma ei tea, selleks väga piinlik, et olematud erakonna... Lehtme valib, Lehtme valib, just. Lehtme vaim, ehk Lehtme ju tõi teile hääled ja nemad istuvad ja saboteerivad riiki juba 4 aastat. Ja seetõttu tuleks nagu kõik endast olenev teha selleks, et presidendi valimine läheks valimiskokku, sest valimiskogus on ju kohaliku omavalitsuse volikogu esimehed, aga see on ka värskem valimistulemus. Valimistulemus on värskem ja see on laiapindsem, nagu sa ütlesid. Kohalikud on valinud ennast esindama. Seal ei ole ju ühtegi Eesti 200-tajat, sest nad põrusid nulli, ehk siis selle tõttu on rahva arvamus nagu lähedasem sellele olukorrale. Kui Riigikogus, kus neil on, palju neil oli, 13 kohta. Ja. Et 13 lehtmelaste kohta, kes hakkavad presidenti tegema, no mis kuritegusid nad veel jõuavad kõik toime panna selle poole aastaga? Palju, see on juba pikka aeg see 7 kuud. Hirm tuleb peale, mida nad veel suudavad. Aga ma tahtsin veel ühe asja, mida ma märkasin, et vaata, kuna debatti ei ole, inimeste tausta ei uurita, siis mis tuli taustast välja? Et praegu mõlemad nagu need põhikandidaadid, mis on kandidaadid, kes on üleval, Tiit Land, mõlemad on nomenklatuuri perekondadest pärit. Et Ülle Madisi isa oli teenekas komparteilane, Tartu siis rahvasaadikute nõukogu seal Tegelinski, kusagil 70ndate keskpaigast juba. Et ühesõnaga... kollaborant, ütleme otsa välja. Siis, kes vahetas jopet, soomlased ütlevad ilusti, et takinkäändaja ehk keeras omal pintsaku pahupidi. Aga kuhu ta läks? Läks sotsidesse kohe pärast seda, et punase lipu alla Lauristini Alliku juunipöörajate parteisse, et tead, ühesõnaga, selline on nii-öelda Eesti NSV vaim, mis meil on, et kus on need vabadusvõitlejad näiteks, keda üles panna? Meil on vabadusvõitlejaid, meil on tublisid inimesi, ikka tulevad komparteilaste võsukesed, kes vilavate silmadega püüavad võimu juurde trügida. Teeneid neil ei ole. Kas Ülle Madisel on teeneid?
kus need teened on peale ettevaatlikkuse, kartlikkuse ja Reformierakonnale meeldimist? Ta on elukutseline ametnik olnud ja kui inimene tuleb ja ütleb, et oi, ma olen, ma ütlen Landi puhul, et oi, ma olen liberaal, aga natukene vasakule või paremale poole. Ta ei ole ennast isegi tuvastanud, kes ta on, et see ei ole see aeg, kus sa ennast uurima hakkad, kes sa oled. Kui sa tahad poliitilisele ametikohale, kandideeri. Oota seda rahva toetust varem juba, mitte nii, et sa oled kartlik, ettevaatlik machinaator, kes toob aafriklasi sisse ja muudab Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli mingiks Afro-Ameerika pesaks, eks ole, millel oli Eesti Rahvusülikooliga varsti mingit pistmist. Et häbi peaks teil olema selle Eesti ülikoolide laastamise eest multikultiga. Ja mulle jääbki tunne, et on rida inimesi, kes kogu aeg nagu õngitsevad juhust, et püüavad olla õigel ajal, õiges kohas. See on suguvõsade kaupa, Evelin. Ma ütlesin, et Tiit Landi isa oli Võru mingis metsakombinaadis partorg, ema oli ametiühingute juht. Täiesti košer värk, eks ole, puhas komparteiline nii-öelda siis klann, võiks öelda. Aga ma ütlen, et nad ise ei ole komparteis olnud. Ma arvan, et Land ei ole. Ja Ülle Madise oli liiga noor, aga nad kannavad seda mentaliteeti, seda mingi Brüsseli ees roomamist, kollase viisnurga ees roomamist, neil ei ole karakterit, et seista sellisel raskel ajal Eesti huvide eest. Neil ei ole karakterit, nad täidavad mingisuguseid 150 soo propagandistide käskerid. Miks nad peaksid Eesti huvide eest seisma, kui nad on globalistid? Nad on täielikult globalistid, mõni selline ütleb, et kõik on eestlased. Minul on esimene test neile, et palju küsimusi, alustame lihtsate küsimustega, mitu sugu on, ma tahaks küsida. Aga nad ei tohi ju vastata valesti, siis Reformierakond likvideerib nad momentaarselt, sest sugusid on teatavasti reformierakondlaste arvates mitusada. Ja siin ongi lihtne, et on meestearstid, on naistearstid. Ja on hulluarstid. Ja hulluarstid, nii et ülejäänud, kes ei lähe sinna raami. Kui Ülle Madise nii vastaks, siis ta oleks kandidaadina mudas otse kohe. Aga Evelin, teeme väikse pausi ja teeme hingamispausi ja läheme nüüd vähemusvalitsuse teemade juurde. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Oleme stuudios tagasi, Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad päevapoliitikast. On vast päevapoliitiline teema, käiski see krõps ära, mida me väga ammu ootasime. Esimene pääsuke, tegelikult 2 pääsukest läksid korraga ühel päeval lausa. Üks tegi tee lahti. Jah, et tõesti siin sügise kevade kuulutajad on, meil on sügise kuulutajad ehk siis sügisistungjärgu kuulutajad. Esmalt hüppas ära Kalev Stoicescu, kes siis teatas, et tema lahku kasvanud Eesti 200-st, nii jäi valitsuskoalitsioonile 51 häält. Päev hiljem teatas Meelis Kiili Reformierakonnast, et tema vaated ka enam ei ühti Reformierakonnaga ja nüüd on siis meil vähemusvalitsus 50 kohta, kui on vaja, või 50 häält, kui on vaja teha olulisi otsuseid, näiteks vastu võtta riigieelarve, see nõuab 51 häält, siis ma ütlen, et vesi ahjus. Nojah, Kiili puhul oli seda ammu märgata, et ta tuli sinna ajama riigikaitse asja, aga teda mitte keegi ei kuulanud. Reformierakonnas pandi kõige andetum tegelane läbi aastate kaitseministriks kodanik Pevkur, kes on lihtsalt, kellel ei ole mingit kirge tegelikult riigikaitse suhtes, tal puudub nägemus, tal pole ühtegi ideed, ta lihtsalt on üks nüri ametnik, et Hanno Pevkur on sellisel kriitilisel ajal täiesti masendavalt nõrk kaitseminister, visioonitu ametniku hing ja mis on oluline,
Pevkuri hingel on koos Reformierakonnaga aastate pikkune kaitseväe õõnestamine. Üks põhiline asi, mida nad tahtsid, olid muidugi ajateenistus ära kaotamine. No sellepärast ma tõsi imestan, et üldse mõni sõjaväelane on Reformierakonda läinud, sest Jürgen Ligiga ühe laua ääres istumine, no milline kannatus. Ja ma mõtlen kogu aeg selle peale, et kuidas saab kaitseminister olla keegi Pevkuri sugune, ta on nii naiselik mees, ta on nagu kogu aeg juuksed on lakitud ja soeng on niimoodi sätitud, et ma arvan, kui ta natukene julgem oleks, ta tuleks seelikuga. Ta tuleks seelikuga. No, ta ütleks, et tal on soovoolamus, ma ei imesta selle üle. Tal on soovool. Tänapäeval elu on selline, nii piinlik kui see ka ei ole, soovool. Ta võib ennast kommida küll ja teeselda, aga kui sa usud 150 sugu, siis ei tea midagi oodata. Ja siis tulevad need pildid sellest homopropagandas osalevatest, ma ei tea, sõjaväelastest, kes on ennast punaseks pikerkarjal. Ja vähemalt välismaal on seda nähtud, aga selle peale uute uudiste kolumnist Sven Sildnik kirjutas, aga Ülle Madise lubagu, et ta sugu ei vaheta, kui ta peaks presidendiks saama, sest tänapäeval on olukord selline ju. No sugu on sotsiaalne konstruktsioon. Et tahetakse jälle naiskandidaati, aga milline oli meie ma ütlen, et meil peab olema pädev kandidaat, mitte naiskandidaat. On see mees või naine? No Kaljulaid oli täielik katastroof. Aga seda, et me nüüd oleme silmitsi olukorraga, kus siis on 50 häält koalitsioonil, on tegelikult väga rõõmustav, et see mäda juba vaikselt hakkab voolama ja mis on huvitav, et kui me läksime kevad istungjärgu lõpus suvepuhkusele, oli Martin Helme sõnad sellised, et sügisel me hakkame seda lagunemist nägema. Mina arvasin, et see algab kuskil septembris, oktoobris, aga et juba augusti lõpus. Aga see ongi seda tegelikult oleks pidanud ette nägema, sest just enne presidendi valimisi, et praegu hakkab Kiili ja Stoicescu hääl mängima, sellega nad tõstsid ka oma tähtsust. Ehk siis, mis seal ma ütlen, et oluline on, et asi liiguks laiemale pinnale kui ainult Riigikogu. Ja kui nüüd vaadata vähemusvalitsusi, on ju varem ka olnud, meil on ligi 11 vähemusvalitsust olnud, et see ei ole olnud midagi erakordset, et siin ei tasu kohe loota, et nad laiali jooksevad, sest meil on ju salahääled sotside hulgas. Ehk siis ma arvan, et esimene abinõu Kristen Michalil on see, et kui hääli jääb puudu, siis sotsid aitavad. Sotsid on siiamaani hääletanud asjade poolt. Peaasi, et midagi kurja saaks teha. Ja. Et küll nad neid taastuvenergia direktiivi aitavad neid ellu viia ja naudivad seda täie rõõmuga. Aga veel üks tähelepanek, et ma ütlen, et Kiili äraminek oli loomulik, sest mitte keegi tema riigikaitselisi nõuandeid ei kuulnud ja kõige andetum inimene pandi ministriks, siis Stoicescu ta hindab ennast ilmselt üle, et arvab, et on nii andekas, et parempoolsed või mõni sotsid võtavad ta vastu. Aga tegelikult on nagu veskikivi uuele parteile, sest Eesti 200 on lehtmelased, häbiväärne läbikukkumine. Aga veel, ma tahtsin öelda seda, et Hannah Lahe on märku andnud, et tema võib ära kaduda. Aivar Sõerd on olnud Maido Ruusmann Lõuna-Eestist kandidaat on juba andnud vihjeid, et tema või prefist ära minna. Jah, et eks nad nähtavasti tulevad siis koos parempoolsetega, et Hannah Lahe võib nähtavasti maanduda sotside hulgas, et ma imestan, et ta pole seda varem juba teinud. Aga võib arvata ka, et nad ei jõuagi enam uuesti Riigikokku ehk neid ei valita. Nemad on sellised pikapingi, välja arvatud Sõerd muidugi, et aga Hannah Lahe on selline pikapingi produkt, võiks öelda. Jah, e-valimiste produkt. Jah, või lühikese pingi produkt, et ei olnud enam kedagi panna, siis võeti sekretär ka. Selline on elu. Aga Evelin, räägime pärast väikest pausi veel elust. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee.
oleme stuudios tagasi, täna räägivad Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed, ikka poliitilistel teemadel. Ja nüüd ma tahan, Evelin, rääkida sellest, et milline on Eesti 200 ja Reformile viimane supersigadus. Vähemalt tundub nii, et see on viimane. Võib-olla nad jõuavad märtsi alguses midagi tuuri panna ja mingi sigaduse veel teha, aga praegu on nii, et üks suur rahvusvaheline konverents ehk siis Ukraina ülesehitamisele suunatud konverents on plaanitud jaanuari lõpus, mõneks mitu päeva see toimub Eestis, aga summa, mis sellele kulub, on üüratu. 20 miljonit ja osa raha on välja makstud juba. See tuleb ju millegi arvelt ja loomulikult, mida nad siis teevad? Valimiskampaaniat teevad. Jah, et samal ajal, kui Eestis raha ei ole, et ühistranspordi töös hoida või et põllumehi aidata, meil juba öeldakse, et ka kiirabi ei tohiks tasuta olla, laste huvihariduselt võetakse raha ära ja meil jätkub raha 20 miljonit eurot, et korraldada enne Riigikogu valimisi siis konverents, sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengut Koostöökeskus teeb siis sellise konverentsi, mis siis räägib sellest, kuidas Ukrainat taas üles ehitada. Sõda on läbi või? Esiteks on küsimus, et mis te siin üles ehitate. Kõigepealt tuleb siis ju sõda võita ja mitte ajada udu sellest, kuidas me siis kõik linnad üles ehitame. Praegu on neil hädasti vaja droone ja kui ma vaatan, et 20 miljoni eest, mille eest nad selle suure pralle korraldavad, võiks Ukrainale ikkagi terve mäekroone osta. No. Rääkimata Eestist, kui me paneksime nüüd 20 miljonit Kaitseliidu drooninduse arendamiseks, me teeks järsu hüppe. Praegu on nii, et mul inimesed helistavad, et me ostame oma korjandatud raha eest õppedroone, ehk asi on masendav. Aga 20 milli läheb propagandaks 6 aega enne valimisi nudinal. Ja mõelge, ainuüksi ürituse visuaal maksab ligi 30 000. Et sama palju kui Venemaal see Wildbergi ladusid hävitav droon ja 20 miljoni eest me saaksime mitte just 100 drooni, vaid kuskil 50 drooni saaks. No need oleks superdroonid juba. Need oleks juba superdroonid, mitte need väiksed droonid. Aga see näitab, et kui valesti ka sihitakse esiteks seda Ukraina toetamist, sellist püünetamist ja mida me kõike teile ehitame tulevikus. Enne tuleb hoida ära Venemaa nende territooriumide ülevõtt, sest päris paljudes kohtades räägitakse, et pärast neid valimisteesklusi, mis Venemaal tulevad, algab uus mobilisatsioon, et nad püüavad ikkagi väga tõsist survet avaldada. Me peame päriselt ise valmistuma kriisideks. See natuke nagu meenutab ka seda Terviseameti suvepäevi või talvepäevi, et seal kulutati ühe inimese peale 400 eurot õhtul, et ma just mõtlen, et kuidas 20 miljonit laiaks lüüa, et mida siis külalistele pakutakse, et kui palju neile kaaviari pakutakse, kullast, lauahõbe või noh. Vaata, mina ei saa aru nendest hindades, sest politseil on nii kohustus väliskülalisi valvata ja kaitsta, see on neil palga sees, et kus need lisakulud tulevad. Aga muidu öeldi, et 5 miljonit läheb sellepärast kallimaks, et lehtmelased ja Reform, kes siis seda on otsustanud, tõssid ta jaanuaril, kus on külm ilm, eks ole, mingisuguseid hiiglaslikke telklinnakuid Vabaduse platsil peab elektriga varustama, nad on elektrile kalliks löönud, et see on jube kallis kõik. Tavaliselt toimub see suviti, eks ole, kui on kulud väiksemad, aga nad tõssid meelega selle valimisperioodi, et piinlik, kui lolliks neid valijaid ikka peetakse. Jah, et siin peab ju kõvasti pingutama, et mõelda, et hea küll, miljon läheb sinna
toidu peale, lennukite toomise peale, aga mida selle 19 miljoniga veel tehakse, et arusaamatu, kuhu see raha pannakse, tehakse mingi, kleebitakse 100 eurostest vaip. Ma tõesti ei saa aru, sest teised riigijuhid ja ajakirjanikud ju tulevad oma kuludega siia, neile peab ainult mõned ruumid rentima, eks ole, kuskil Viru konverentsikeskused ja asjad, et noh, kuhu see 20 miljonit upub, see on tõesti jahmatav. Või nad maksavad nendele külalistele näiteks 500, ma ei tea, 1000 nina peale mingile. Igal juhul on see ebaefektiivne, sest praegu tuleks sõjaliste teemadega tegeleda. Igal juhul on see ülikallis ja igal juhul on see hale valimispropaganda. Nii et kui nad veel mingi Prigožini skandaali või Stroomi ranna afääri sinna lisavad, siis see ongi nende valimiskampaania. Nojah, 20 miljoni eest võib-olla saab tagasi valituks. Noh, mina ütleks, et erilist lootust ei ole, kui neil e-valimiste abikätt keegi ei ulata. Aga võib-olla nendele e-valimiste manipuleerijatele on seda raha vaja. No ma tean, kellel on, et näiteks mõned Eesti 200 töötud tegelased nagu Tiit Riisalu on seal projektijuhid, et noh, nii-öelda otse ja võib-olla nad teevad selle kõrvalt ka Eesti 200 kampaaniat, aga ega siis surnud ei ole võimalik isegi elektrišokiga elustada, Eesti 200 on surnud ja... Aga nüüd, mõtleme selle peale, et talvisel ajal 20 miljonit, äkki nad teevad mingi kupli Tallinna kohale ja kütavad alt soojaks. No esiteks kliima soojenemine, võib-olla, et kütavad ja ongi suvi. Ma mõtlengi, et kui on ikkagi kliima soojenemine, siis tullakse lugematute hulga eralennukitega kohale ja hakatakse 20 miljoni eest raha põletama. Mine sa tea, äkki meil jaanuarikuus raha põletamise aktsioon. Aga Evelin, mina ütlen kuulajatele, et kirjutage sotsiaalmeediasse vestlussaade Vaba Sõna lehele, et mida teie kogu sellest jamast arvate presidendi valimise farsist ja mida te arvate sellest konverentsi raha põletamisest. Igal juhul teie arvamus on meile oluline. Ja, et äkki me saame selle laulu asemel, et juunikuus on lumimaas uue laulu, et jaanuarikuus on murumaas pärast seda konverentsi. Ja, hakkavad rohtu värvima nagu sovjetid Nõukogude armees. Aga kohtume järgmisel laupäeval ikka uutes uudistes. Aitäh kuulamast! Aitäh kuulamast! Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.